Tšau! Ma teadsin, et sa oled täpne. Rõõm näha, Taigo. Tartus tagasi. Minu poolne. Kuule, lähme vaatame restorani. Hakkame ette valmistama. Hea, et jõudsid. Kuule, nipin. Tartus hea olla. Tartus alati hea tagasi olla. Taigo üllatab meid täna neljakäigulise õhtusöögiga, aga teate, väljas on Tartus -11 kraadi ja mina teen amuse-bouche'iks sellise mõnusa, tummise veise puljongi, rebitud sealiha, vinnutatud tomatite, kalekapsa ja panen siia ka krõmpsuvaid pähkleid, nii et selline täpselt külma ilma supp ja vaadake, kui lihtsalt ja kiiresti see tegelikult valmis. Knorri puljong, tumisuse mõttes natukene ka ketšupit kehandiks. Ja inimesed tulevad, neil on külm. Ja siis Joeli väike peakoka tervitus ja mis on täis üllatusi. Natukene ka maapiirni čipsi siia peale. Ja sõbrad, valmis ta ongi. Proovi kodus ka. Sul on muidu Taigo köögis kõik kontrolli all või? Ma loodan. Taigo Lepik, tere tulemast Tartusse, tere tulemast restorani aplaus. 8. köögikohin on alustamas, teeme Taigole suure aplausi. Taigo, sa oled tegelikult, ma tean, et sa oled pärit peaaegu Tartust. 20 või kopikaid vähem võib-olla kilomeetrit Tartust eemal, aga ma julgeks öelda, et sa oled Lõuna-Eesti poiss. Pigem küll, ehk siis sündinud kasvanud siin, Tartus õppinud, Tartus töötanud peale kooli, vist kokku 3 aastat. Ja peale seda juba pealinn? Tallinki laev, pealinn, välismaa, Oot. Ei rutta sündmustest ette, sa võtad kõik mu küsimused kohe ära, sa vastad ühe ropsuga ära. Köögikohinad on selline podcast, kus me räägime tegelikult kokkadega. Loodetavasti südamesse. Suuresti on see minu jaoks omakasu püüdlik, sest iga kokaga vesteldes ma saan rohkem teada tema hingeelust ja sellest, kuidas ta iga päev oma tööga hakkama saab, sest seal on nii rõõme, kui on ka muresid ja loodetavasti me puudutame mõlemaid pooli täna. Kindlasti. Ja Tartu poiss Tartus külas ei saa olla midagi ägedamat ja midagi paremat. Ütleme, et Tartu on nii unikaalne linn, isegi kui Tallinnast tulla, siis kogu austuse juures tundub nagu aeg natuke peatuks. Lõpeta ära, Tartu on lihtsalt Eesti kõige parem linn, kus elada. Meil on Emajõgi, meil on... Ei, ma ei mõtle seda üldse halvas mõttes aeg peatub, vaid ma alati rõhutan seda, et Tartu on heade mõtete linn. Tartus on Tartu vaim. Ja. Me oleme isegi kuulnud heade maitsete linn. Nii on. Et mul on lihtsalt siiralt hea meel, et sa oled Tartust pärit ja me oleme peaaegu vist ühe vanused. Ja, ma natukene edestan. Ai. Aga see ei ole üldse... See ei ole üldse oluline. Kuigi sa oled ainult 1 aasta minust vanem, siis ma pean sind mitu aastat endast targemaks. Räägi, Taigo, ameteid on maailmas tegelikult päris palju. Kuidas sus sai kokk, miks? Ma arvan, et üks osa oli see, et tolleks hetkeks vend oli juba 3 aastat kogenud olnud. Talle tundus meeldivat ja võimalik, et sel hetkel, kui ma 9. lõpetasin, mõtlesin, järelikult see on okei. Tollel hetkel sisseastumiseks oli eksam ja praktiline eksam.
mis oli pigem nagu mängleva kergusega, kuna ma Saadjärve kaldalt tulin, seal oli vist mingi kala puhastamine või mingi selline asi. Ma mõtlesin, noh, okei, kui see on nagu sisseastumiseks, mis edasi tuleb. Et kas läheb keeruliseks ka? Jah. Ma ise mõtlen, et ma olen kokana töötanud pea 25, 26, 27 aastat. Noh, täna ma julgen öelda, et kala puhastamine on okei, ma julgen seda nagu teha, aga ma ei tea, 7 aastat tagasi tundus ka veel see keeruline, et see, et kui sa tuled Saadjärve kaldalt, kas see tähendab, et see on nagu mingi asi, mis siis kohe on nagu nii palju lihtsam, et kala on iga päev käes ja pigem oli... Kas sa nagu lapsepõlves nagu päriselt käisite kalal? Käisime kalal, suitsutasime kala ja puhastasite pigem küll suveperioodil, sest talvel sinna jääaugu ääres keegi ei viitsinud istuda. Et kui suvel istud 5 tundi järve ääres, on okei istuda, talvel istud, siis on külmakrambid. Aga räägime natukene sinu karjäärist, okei, sul oli vanem vend, tahame teha äkki vennale väikse reklaami. Mitmekordne maailmameister ta täna Austrite avamises on? Ma loodan, et mind pärast ei helista. Ma arvan, et 6. Ma ise oleks öelnud 3 või 4, aga 6 on vist aus, jah? Ja. Ma tahaks öelda 6. Meie seas Eestis on kokk, kes on maailmameister 6-kordne Austrite avamises. Kui keegi tuleb maailmameistriks 100 meetris või ma ei tea, kaugushüppes, siis me tavaliselt teame seda, aga Austrite avamises olla maailmas 6-kordne meister, päris suur asi. Et see mõttes, et sellest hetkest, kui ta alustas, ta sai tehnika paika ja esimesed eripreemiad ta sai kaunima vaagna eest, ehk siis seal antakse selle eest, et kui hästi sa joondad oma Austriaid. Kiirus ei ole mitte kõige kriitilisema tähtsusega, vaid töö kvaliteet. Ehk siis avamise puhtus, et kas sul on kivid sees, kas sul on lihakatki ja nii edasi ja nii edasi. Sa võid olla esimene ajaliselt ja siis kaotad kõik oma punktid näiteks. Siis saad oma lisasekundeid ja siis sa võid lõpetada ka viimasena. Kas teie peres võib olla selline asi, et suvel te saate jaanipäeval kokku ja siis, ma ei tea, kuule, teeme pulli, avame kiiruse peale Austriaid. Oled sa vennaga mõõtu võtnud selles? Ei tee ka kunagi. Ma naudin seda, kuidas ta teeb seda. Ta saab sellega suurepäraselt hakkama ja ma naudin Austrit, mis ta avab. Kui mitu Austrit näiteks on elu jooksul üldse avanud? Kas 1 miljon võib olla juba? Sest ühel võistlusel on vist mingi 100 kond. Ja neid üritusi, kus ta on käinud. Noh, miljon on võib-olla palju, aga 500 000. Sinna kanti kindlasti. See on päris jõhker kogus. Ja, aga lõpus esimesed aastad, siis kui ta võistlema läks, siis ta võistles Austri paaridega, kes avasid enam-vähem päevas 1000. See on päris jõhker. Ja siis võita neid, kes igapäevaselt 1000 teevad. Seal peab olema mingi kunst või mingi väike... Just, et see mõttes, et sel hetkel ta pigem tegi seda hobi korras väga hästi ja veendus selles, et tehnika on paigas. Aga saadame vennale tervitused ja jõuame sinu loo juurde. Sina venna siis võib öelda, sealt siis see pisik võis tulla, et... Ma arvan küll, et see mõttes, et sealt tekkis täiendav huvi asjade vastu. Ma kogu aeg toon välja, et lapsepõlv oli tore, nägi, kuidas asjad päriselt kasvavad. Nii köögiviljad kui siis koduloomad. Ja see päritolu on üks osa sellest, et sa tead, mis asi on austtoit. Aga see, mida sa sellega teha saad, seal on juba astus vend mängu, sest ta huvi oli üsna tugev alguses. Kool, saan aru, sisseastumine oli sinu jaoks väga lihtne? Kool ise läks ka pigem kergelt. Kas sa oled, nagu, kui me räägime koolist, siis on olemas sellised natuke pahad poisid ja siis on, nagu öeldakse, nohikud ja siis on nagu, kuidas sa ennast nagu, kas sa oled koolis hea õpilane, tubli, eeskujulik? Olenevalt ainetest, ma ütleks. Aga räägime, mõtlen just kokanduses, et... Kokanduse seal oli pigem, esimene aasta oli võimalik, et keeruline, infot oli palju, siis hakkasid enda jaoks seoseid tekitama, mis millega, kuidas, mida räägitakse või kui palju sellest aru saada või kui palju sellest hädavajalik on. Ja sellest hetkest hakkas muutuma asi loogilisemaks ja lihtsamaks. Oled sa peale seda, kui sa läksid kokaks õppima, nagu kogu aeg teadnud, et sa oled kokk, sa tahad see olla või on olnud nagu selliseid nagu tagasilangusi ka, et kurat, see ei ole ikka üldse mulle või? Kui ma taban ennast mõttelt, et kas see on jätkusuutlik, siis ma ei ole suutnud välja mõelda ühtegi teist asja, mis mind köidaks samaväärselt.
Väga vahva. Ja sellel hetkel järelikult vist peaks olema õige asi ja tuleb jätkata. Et kui see nagu endiselt annab sulle mis iganes meetoditega jõudu juurde, siis sa ei saa mõelda, et ma nüüd lähen kuskile, ma ei tea, ma ei hakka ühtegi eriala välja tooma. Lihtsalt eriala vahetus. Midagi seal nagu mingi üks on. Ei, ma kui austus juures me külaliste vastu, ma ei taha kellegile liiga teha. Nõus. Kui sa pead 1 minutiga kirjeldama oma karjääri, siis mis sa tegid? Peale kooli natukene oli stabiilsus, siis ma keskendusin vist 3 korda käisin aastakokal. 2022, aga see selleks. Ma ütleks, et esimene 7 aastat karjääris oli pigem nagu hüpiknuku versioon. Ja peale 7. aastat muutus stabiilsemaks ja püsivamaks. Ehk siis 2007 ma jäin Swissi, 2014 ma läksin kantseleisse, 2024 läksin Härgai-Pulli. Okei. Enne seda pigem olid vahetused võimalik, et natuke nobedamad. Aga ma mõtlen, sinna vahele jäi ju Tallink. Tartust läks Tallinkisse, Tallinkist läks Tallinnasse, kuhu mahtus 1 aasta sisse 2 kohta, siis ma läksin Inglismaale. No ma mõtlen, Inglismaal oled sa 2 korda käinud. 1 korra tööl, 1 korra praktikal. Tööl oli, ma ütleks, et hästi silmi avardav elamus. Aasta aega Londonis. Jah. Päris paljud kokad ikkagi nagu Eestis, me saame koolist mingi baasi alla, meil on mingid praktikakohad, tol ajal oli tegelikult Tallink oligi vist, ma ütleks, kõige sellisem ägedam. Oli, sest seal liikus infot, mida Eestis sees liikus vähem või neid raamatud ei olnud nii saadavad, sest Tallinki kontekstis sul oli võimalus osta raamat Rootsist, leida midagi huvitavamat, mis köidaks sind rohkem, sest tänase päeva luksus on see, et sa teed Google'i lahti ja sa leiad kõik asjad üles. Ei no nüüd on meil veel see AI ka. Või siis ütled, et sul on retsepti või ütled, AI, palun kirjuta mulle, vaatad, enam-vähem klapib. Või siis sa paned sinna sisse, et palun üllata. Jah. Aga esimene praktikakoht üldse, kui sa koolis? Koolipraktika oli Tallink. Oligi juba Tallink? Okay. Minu teada oli Tallink või oli Barclay. Sest Barclay'd ma mäletan, mina olin ka seal. Üks või teine. Kas me jooksime seal kokku? Võimalik. Oli, eks ju? Jah. Oli tõesti. Et Barclays ma olin äkki Kas sina olid Andres Kaiu ajal? Jaa, Andres Kaiu ajal, jah. Mina jõudsin, siis oli juba Elle Vaderpass. Nad olid mõlemad koos mul. Okei, siis see võis olla niimoodi, et sest mina, kui läksin, siis Andres Kaiu oli just ära läinud. See oligi see meie aastane vahe. Jaa. Väga väike nostalgia moment oli. Ja pigem olin Barclays ja vist kuuajase tsükli tegin Tallinkis vist aasta lõpus. Aga siis mul tekkis juba, siis ma otsustasin, et ma praktika ei lähe, vaid lähen tööle, mis oli võimalik, et rumal otsus. Hästi töökogemus ei olnud kõige väärtuslikum. Räägime hästi korraks Londonist. Väga paljud lähevadki välismaale. Mis tegi London sinuga? Kui vana sa olid, kui sa läksid? Londonis ma läksin 24. Avardas maailma sellepärast, et kui Eestis on nii-öelda alustuseks on mingil määral tööaeg reguleeritud, siis seal olid kas tööl või vaba. Sul näiliselt oli ette nähtud paus, aga paus oli ette nähtud ainult siis, kui sa oled piisavalt tubli oma tööga hakkama saad. Ja kui sa ei saa hakkama või on rahvast rohkem, siis paus ei ole ette nähtud. Ja sa olid iga päev siis tööl? 5-6 päeva nädalas, 8-12. Ikkagi jõhkrad päevad. Aga samas oli see nagu piisavalt köitev ja arendav, et sinna, kus me läksime ühe sõbraga, me olime esimesed eestlased, kes pidasid kauem vastu kui 2 nädalat. Kas me tahame rääkida nendest, kes enne teid olid? Ma ei tea neist kahjuks. See oleks põnev fakt teada, kes need olid. Aga London, Inglismaa tuntud selle poolest, Jamie Oliver, Gordon Ramsay, sa põrkasite kuskil kokku, saite pubis, tegite õlut, rääkisite toitlustusest? Nii hästi ei läinud. Gordon Ramsay ühes Mayfairis olen vist käinud küll, jaa. Tol hetkel pigem oli niisugune enese huviorbiidis, et kui eksklusiivne see on. Head puhtad maitsed ja pigem on võimalik, et stabiilsus. Kui küsida
kes on Taigo Leppiku eeskuju täna, keda sa täna jälgid maailmast, kes on sinu jaoks number 1 kokk? Vot see on lahe tüüp. Mul ei ole ühte, pigem mitte. Aga äkki on sul 3? Okei, ma küsin teistmoodi, kas Taigo Leppikul on täna, kui ta saab maailmas ringi liikuda, ma ei tea, top 3 restorani, kuhu sa kindlasti tahad minna või oled sa käinud ja sa oled saanud väga hea emotsiooni? Ma arvan, et kõige lähemal, mis tundub hästi tore, on Franzen ja Rootsi, Stockholm. Tean, väga lahe koht on. Soomes on, ei mäleta restorani nime, aga ta aeg-ajalt jookseb mulle ette. Käekiri on hästi puhas, tore ja kergesti mõistetav. Mis puhas tähendab? Kas see on Põhjamaa köök või kuidas me kutsume? Pigem Põhjamaa köök, sul ei ole väga palju komponente ja sa mängid enamus asjadega, mis sul ümber on. Ehk siis kohalik tooraine? Ja tooraine, mis on nii-öelda kvaliteetne. Et see, kas ta tuleb alati koha pealt või sa lihtsalt võtad hea tooraine kuskilt mujalt ja siis mängid koha pealsete köögiviljade ja maitsetaimedega, mis meil on järjest rohkem saadaval. Sest Põhjamaa köögi üks osa on see, et mängitakse oma loodusega ümber. Sellega ma olen täiesti nõus. Pluss siis oma ajalooliste juurtega, lühidalt öeldes Eesti jaoks, ma mõtestaks seda kui sool, suits ja suhkur. Väga hästi öeldud. Kas ma võin öelda, ma lihtsalt pakun, et sa ei ole väga suur molekulaargastronoomia austaja? Ma ei ole seda suutnud mitte kunagi enda jaoks lahti mõtestada. Et miks võtta peet ja teha sellest nätskenuudel ja kalamari? Et see peet maitseb hästi. Ta on niikuinii hea ju, eks ju? Just. Ja ta pigem kaotab oma maitset. Visuaal, jah, ta on tore, aga äkki ma võtan kalamarja. Kui ma tahan kalamarja maitset ja kuju. Jumala hästi öeldud. Et minu jaoks on see kuidagi nagu hästi mööda läinud. Ma ei mõista hukka neid, kes seda teevad ja viljelevad. Ka selle jaoks on publik olemas, aga see on jäänud minust eemale. Kas ma ei ole raatsinud ennast kurssi viia või ma ei ole suutnud seda omaks võtta? Ehk siis tegelikult võib öelda, et Taigo Leppik on Saadjärve äärest pärit poiss. Mereandidega väga hästi kursis. Huvitav, Saadjärves ei olnud muidugi Austriat, kuidas vend siis nii profiks läks, aga kohalik tooraine, puhtad maitsed, võiks öelda isegi natukene võib-olla Eesti köök. Eesti köök on hästi raske defineerida. Ma olen nõus sellega, aga kui me võtame Eesti köögi, siis see on see, mis on, ütleme, sina asud siin ja 10 kilomeetrit sinu Just, ma tahaks samamoodi defineerida. Et see ongi Eesti köök, et see on see, mida sa saad kätte. See ei tähenda, et 10 kilomeetri raadiuses on mul arvatavasti 2 Maximat Selverid asjad ja seal on ka Hiina ingverit, aga me ei mõtle seda, me saame kõik aru, mida ma mõtlen, eks ju. Et see tooraine on pärit siit lähedalt meie juurest tavaliselt, me teame, kes seda kasvatab ja see on see ja me teeme sellest midagi ja me ei pea sellest tegema kalamari ega nuudlit. Ja pigem iga aastaga ma olen leidnud Eesti toredaid tegijaid, kes suudavad oma toodet teha hästi ja see jõuab restorani ja restoranis jõuab kliendini ja lõpuks, mida rohkem restorani teda leiab, seda stabiilsemalt meie saame seda kätte. Taigo Leppik on ääretult tagasihoidlik, kas olete tähele pannud? Aga teeme talle suure aplausi, sest järgmises plokis ma hakkan sind lahti muukima. Palun vabandust! Pearoa aeg. Pole naljaasi. Pearoog on alati see, mis ütleb peakoka kohta nii mõndagi. Mis sa siis täna enda kaitseks, mis sul öelda on? Ja täna on siis tegu sea kolmainsusega. Ehk siis väljaspoolt sisse tulles on seafilee, mis on musta küüslauguga. Siis on suitsutatud seasüda ja siis verikäkist on tehtud niisugune verikäki kreem palli moodi. Kõrval on kauem küpsenud sibul, lehtkapsast ja musta küüslaugu kaste. See näeb väga-väga kena välja.
ole nüüd aus ka. Jah. Kas see on roog, mida sa oled nagu täna special siin esmakordselt? Esmakordne. Ja sa ei olegi seda üheski restoranis kuskil ei saa seda näiteks proovida? Ei, sea südamega ma tunnistan ausalt, puutusin esmakordselt kokku, kuna teda on nii raske kätte saada ja seda väga tihti lihatööstuses mingil põhjusel ei müü. Hea meel on kuulda, et saalis on selline päris mõnus mõmin. Tundub, et toit maitseb. Aga olge ausad, on hea. Ja ma loodan, et mitte keegi täna ei lahku siit ja ei lähe hamburgerit ostma, sest kõht jääb tühjaks. Taigo, teine plokk. Ütlen ausalt, ma hakkan siin nüüd lahti muukima. Aga ma arvan, et saalis on vähemalt pea 60 inimest, kes tahab teada sinu võib-olla töökohtade kohta rohkem. Ja üks põnevamaid, mis siin salata, on ikkagi amet, et sa oled töötanud presidendi kantseleis ja sa oled olnud seal ju tegelikult presidendi peakokk. Just. Alustame päris algusest. On töökuulutus, ma kujutan ette. Kas on üldse olemas sellisel valdkonnal, et presidendi kantseleis paneb kuulutuse president otsib peakokka? Oli ka või? Mitte siis, kui mina kandideerisin. Seal oli avalik konkurss, aga mitte avalik. See kõlab juba niimoodi, et me teeme avaliku konkurssi, aga Taigo, sa tuleb. Ehk siis väidetavalt see info, mis minuni jõudis, nad valisid välja peakokad, keda nad nägid, et võiks olla potentsiaaliga presidendi kantseleis. Tuletame meelde, et kui sa kandideerisid, siis oli meil president Ilves, jah? Just. Okei, nii. Ehk siis seal käis minu jaoks teadmata hulk peakokkasid, tegid proovi õhtusöögi, tegid vestluse ja siis valiti välja. Okei, kas president oli ise kohal, ütles, et tee siga või mis seal? See oli vaba menüü. See, kust keegi tooraine võttis, oli iga ühe enda valik. Mina läksin turule, vaatasin, mis sel hetkel saada on. Ja tegin sellest, ma ei mäleta, kas see 4 või 5 käiku. Okei, kui ei ole saladus, sa ei teinud seda enda köögis? Ei, ma läksin nende kööki. Nende kööki. Sel ajal oli Indrek, siis andis seda lusikat üle? Ei, siis oli Inga Paenurm. Siis oli Inga. Ja Indrek oli 2010, Inga oli 4 aastat. Ja sina panid? 10. 10 aastat. Tuletame sõbrad meelde, et Taigo on 10 aastat töötanud Eesti erinevate presidentide peakokana ja sinna alla kuulub 3 presidenti, väga vahva. On küll. No nii, kas hakkame kohe siis muukima, kes on kes kõige rohkem sööb? Toitumisharjumused on erinevad. Ma ütleks, et president Ilves oli, vabama. Jah, talle aeg-ajalt meeldis liha, mis oli nii-öelda hea veise liha, mis iganes. Aga samal ajal ta võis järgmine päev öelda, et ma tahan hoopis kala. Et see mõttes, et see pigem nagu varieerus. Ma lihtsalt küsin, kas Eesti president, kes, ma ei tea, hommikul läheb tööle, kas president suhtleb oma peakokaga otsa, helistab ta ise sulle või on seal vaheisik? Vahe. Ikkagi tema ise ei helista sulle. Kuule, Taigo, parem ole kuradi mingid küpsiseid ja tahaks piima ja ma ei tea. Oli hetki, aga ma ütleks, et 3/4 käis läbi. Tal oli olemas sinu telefoninumber. Ta võis öelda, et kuule, ma tean, et nad sunnivad mulle praegu siin väikest kunagi mingisugust dieeti, aga pane mulle natukene seda majoneesi ka taldrika äärvele. aga natuke olime. Jaa. Ma teadsin, et nad vigurdavad. Jaa. Ma lihtsalt räägin siia vahele ühe loo, kuna Ilves oli ju meil tegelikult pullimees. Väga lahe ja vaba südamega inimene ja ma tean, et meil Werneri kohvik ei ole väga kaugel ja Tartus ta käis väga tihti, siis oli selline lugu, et oli õhtusöök. Ei tea, kas ma võin seda rääkida, ikka võin selles suhtes, mis mina ei töötanud temal. Ja siis oli ametlik õhtusöök ja siis õhtusöök oli ära, kõik olid ära söönud ja siis ta läks hotelli. Hotell oli seal samas kõrval Antoniuse hotellis ja siis seal on turvamehed viivata ja kõik ju see saatjaskond ja nii edasi. Ja siis me hakkame juba nagu peaaegu kohvikut kinni panema ja siis vaatame. Kurat, nagu jube tuttav härra tuleb. Ja tüüp tuleb õhtul üksi ilma turvameesteta. Siis ta ütles ka teenindajatele, jäägu see meie vahele.
pane mulle 2 kooki ja pane mulle, ma ei tea, mis ta veel võttis, võib-olla midagi juua ka, aga ta oli hiilinud toast välja, sest tal oli kõht tühjaks jäänud ja kuna köök oli kinni, siis ta lihtsalt sõi kooki. Sõi ära ja läks hotelli tagasi. Ja ma olen kindel, et ta käis öösel niimoodi sul köögis ka. Tunnistas isegi. Nad kõik on köögist läbi käinud. Mingil hetkel, mis kui uhke see köök on? Ma mõtlen, et tavaliselt kodus meil on, eks ju, ahi, pliit, nõudepesumasin, mingid, ma ei tea, võib-olla kuuma õhufritüür. Mis presidendi köögis on? No ilmselt seal on nii-öelda korteris on oma köök, kus ta saab siis vajadusel ise toimetada. Ja siis on kantselei köök, mis hoolitseb erinevate vastuvõttude eest, mis ei ole nii-öelda puhtalt ainult presidendi isiklik köök, vaid ka erinevaid õhtusöögid, riigi õhtusöögid, vastuvõtud ja nii edasi. Kas ta on uhke? Ütleme nii, et see ajas kasvas ja parenes. Thermomix? Olemas. Pakujat? Olemas. Mine kukele, see on hea köök ju. Need on juba tippasjad. Ei, aga see mõttes selleks läks 10 aastat. Kas president... Ma ei saanud neid asju esimesel päeval. Ma lähen tööle, vaata, et mul oleks need. Et see läks nagu enam-vähem iga aasta peale mingi asi ära jagatud. Tuli neil näiteks isu, et ma ei tea, 4 päev. Taigo, mis me täna teeme? Kuule, ma tulen appi, ma tahan ka pirukaid teha või oli keegi näiteks, et pani käed külge? President Ilves siis kui Ärmal ja siis oli ka see, et mõned vastuvõtud toimusid Ärmal. Iseenesest jumalik koht, kus vastuvõttu teha. Olen käinud seal. Miks ma ütlen jumalik on see, et seal, kui ma enne ütlesin Tartus aeg seisab, siis seal aeg nagu reaalselt, see ei kao mitte kuskile. Jah, võimalik, et sa viibid sealt 12 tundi, mis iganes aeg, aga lähed metsa, nopid endale marju, lähed aasale, nopid mõned ürdid sinna ja kombineerid sealt selle toidu kokku. Ehk siis kõik, mis sa nii-öelda näed ja siis mis iganes, kui see on väiksem versioon, siis mitte ei anna menüüd ette, vaid sa lihtsalt räägidki selle loo edasi. Et miks need toorained on sellised täna seal taldrikul. Et see mängulisus oli nagu jumalik. On seal eelarve või on vabad käed? Ikka on eelarve, selles mõttes, et lõppkogudes president maksab ise oma toidu eest. See ei ole tasuta talle. Ei ole? Ei. Maksumaksja ei maksa? Ei, ma näiliselt maksab. See läheb ta palgast maha, aga palk on maksumaksja. Aga selles mõttes, et selle võrra ta lihtsalt, mida rohkem ta kulutab toidule, ta saab. Aga seal on ikkagi mingi eelarve. Kui keeruline oli võib-olla kõige keerulisem tooraine, mida sa pidid sebima? Kas oli näiteks mõni väliskülaline, tuli näiteks Barack Obama, tuli Eestisse, käis sinu ajal, oli minu meelest? No käis, aga sellega oli see seik, et enne visiiti meie köök vaadati 3 korda üle ja siis ta lahkus klaasi veega. Oot. Barack Obama tuli ta külastas Eestit, me mäletame seda kõik, sest tänavad pandi kinni. Nii, sa pidid tegema süüa, sa said mingi listi ja sa teadsid midagi. Ja siis kohtumised tõmmati kuidagi kokku poole ja ma eksin, kui ütlen, äkki ta vist ei söönudki ja sõi lennukis pärast lahkudes. Mis see põhjus oli? Ja see on küll vale küsimus. Neid põhjuseid ei saa mitte kunagi teada. Aga sa ütled, et köök vaadati 3 korda üle, kas meie... Ei, küsimus on selles, et miks 3 korda, vaid oli erinevad osakonnad nende poolt tahtsid veenduda selles, et kõik on hästi, sest minu jaoks ma nägin 3 korral kõik erinevaid nägusid. Okay. Et küsimus on see, et kas ta on ohutu või võimalik, et neil on esimene on keegi protokoll, siis on mingi turvaülem, siis on mingi kes iganes. Ega otseselt, kas mind tutvustati kunagi ei, öeldi, et tulevad tegelased võimaldada neile ligipääs ja... Kes on kõige põnevam siis külaline, keda sa oled saanud toidlustada, kes on lahkunud Eestist rohkemat kui 1 klaasi vee pärast? Neid on päris palju olnud, riigipäid. Ma olen selles 100% kindel, kui sa oled 10 aastat seal olnud, siis on käinud kõik nad läbi. Ja kuna ma kitsendasin enda valikut, et valdav enamik toorainet, mis taldrikule jõuab, on kohalik, siis ei olnud ka seda, et tooraine kättesaadus aeg-ajalt oli. Sest kokku lepitud talust võis juhtuda, et ma saan selle lihatüki eelmine päev kätte, mitte 2 päeva varem veendumaks selles, et niisuguseid ärevaid hetki aeg-ajalt ikka oli. Juhtus ka neid, kus ma eelmine päev
muutsin menüüd järgmiseks päevaks või siis samal hommikul muutsin. Lihtsalt sellepärast, et mul ei ilmunud asjad kohale. Okei. Et selle koha pealt oldi paindlik, tehti menüüd valmis ja me saime külalisteni, ei jõudnud info, et nad ei saa seda, vaid nad saavad, me pakume täna seda menüüd. Kui nii kõrged riigipead, ma ei tea, meil on seal peaministreid, presidente, kas sealt tulevad nagu kaasa ka kokad, et näiteks sa oled see on sinu riik, sinu köök, mina valitsen siin ja siis tuleb, ma toon suvalise näite, aga ma ei tea, Rumeenia president tuleb ja ütleb, et mul on oma kokk kaasas. Kas juhtus selliseid asju ka, et võõras kokk tuli hoopis ja ütles, et ma pean ise tegema? Eks siin kui ütlen äkki, mis ei toimunud küll kantseleis, sest õhtusöök oli liiga suur. Oli Rootsi kuningal, oli koostöö õhtusöök, mis toimus Swiss Hotellis äkki 2 aastat tagasi. Kas sa said seal üldse kaasa lüüa või seal pigem nagu siis öeldi, et kuule, vastu kõrvale me ise teeme? Sel hetkel oli nii-öelda koostööprojekt juba, eksin kui ütlen, oli cateringiga. Kuna selle korraldajaks näiliselt oli äkki Välisministeerium, mitte kantselei, siis ma nendel hetkedel olin paremal juhul degusteerimisel. See on nii põnev nagu amet, et sa oled riigi peakokk ja teil käib nii palju külalisi. Kõige põnevam külaline, kes üldse käid, kes sulle üldse meelde on jäänud? Selles mõttes, kas ma eristasin enda jaoks ühe, teise või kolmanda riigi, ma pigem võtsin kui külalisi, ma hindasin alati tagasisidet, olenemata sellest, kas ma sain seda alati kolleegide käest, kes istusid lauas, ma sain presidendilt harva, aga lõppkokkuvõttes see ei olnud ka toit on see, mis ühendab, paremal juhul tekitab jututeema. Kas hiljem mäletad ja ütled, et väga hea oli, neid hetki oli, aga võimalik, et lihtsalt võtadki harjumuspäraselt. Meil kõigil läheb midagi untsu. Räägi, kas selle 10 aasta jooksul juhtus midagi sellist ka, et nagu tõesti oli vesi ahjus. Kas läks untsu? Kindlasti. See ei olnud õnnena, see oli nagu... Ma teadsin, sest kõigil läheb. Kas niimoodi, et külaline tajus? Ei. Hästi tuled välja, sa oled ka nii poliitiliselt korrektne, täitsa hullu maja. No see mõttes, et mu menüüd olid üles ehitatud pigem tooraine põhiselt. Mul oligi 3 toorainet. Mitte kunagi ma kirjeldan tekstuure, mitte kunagi ma ei kasutanud erinevaid termineid, sest neid on võimalik erinevalt tõlgendada. Ja ma jätsin endale vabaduse mängida tekstuuridega või komponentide arvuga. Et kui ma kirjutan porgandi ja mõte algne oli, et ma panen 3 erinevat tekstuuri, üks ei õnnestunud, siis ma serveerisin 2 komponenti. Mitte midagi ei juhtu. Ei juhtugi. Sa oled kunstnik. Kui ma kirjutan... Ma ei tea, pähkla forell, tahtsin serveerida 38, kokk kirjutas 55. Kas külaline mõistis seda? Ei, ta endiselt jääb pähkla forelliks. Ja ta endiselt on mahlane ja maitsev. Väga ilus. Et küsimus on natukene nagu tõlgenduses, sõnastuses ja selles väljatulekus, et kas sa selle eksimusega kaotad närvi ja ütled, et tehk ise oma toit ja kõnnid välja, või sa pingutad selle nimel, et see tarrik endiselt oleks serveerimisvääriline. Kui sa said teada, et see ametikoht on sinu oma, kas oli väike närv? No ikka. Selle koha pealt alla protokolliste osadega nende osas valgustati, toidu osas pigem ma kujundasin enda süsteemi, enda käekirja. Jah, ma loomulikult konsulteerisin kogu aeg, et kas nii on okei ja nii edasi. Inga aitas? Ja ikka. Aga olles erinevate riigipeadega kokku puutunud Swiss Hotellis, siis see närvi osa, et nüüd tuleb keegi kuskilt X riigist, ei olnud, vaid pigem oligi, võtad nagu igat järgnevat inimest. Jah, neil on kaaskond 5-20 inimest, aga see on juba kaaskond. Absoluutselt, sellega ma olen nõus. Sest Swiss Hotelli ajast oli üks erakordne hommikusöök, mis kestis 1,5 tundi, sest iga viimne kui element, mis tuppa jõudis, prooviti järgi, et ta on ohutu. Me pingutasime selle nimel, et toit oleks soe ja doktor, kes kaasas oli, pingutas selle nimel, et toit jõuaks külmana.
kas me teame, kes see oli ka seal toas? Kasahstan, Usbekistan. Okei. Palun vabandust. Ei ole üldse oluline. Miskid sinna kanti ja minu jaoks oli nagu nii kummaline, sest iga toidu pealt käis mingi paberilipik läbi, vaadati, punane ja roheline tuli ja liikus edasi. Sel hetkel mõtlesin, see on kogemus. Et miks ma pingutan sooja toidu nimel? Külmkapist võtta, liftihallis läheb täpselt sama soojaks. Jaa. Kui me räägime nagu sinu praegusest karjäärist, kas me oleme ühel lainel, kui mina ütlen, et Eesti presidendi, 3 presidendi peakokaks olemine on sinu kõige nagu eredam, ütleme, vähemalt kokanduskarjääri saavutus? Ma ütleme nii, et seal oli mul kõige suurem võimalus keskenduda kohalikule toorainele ja seda propageerida, tutvustada, rääkida lugusid, leida need talunikud ja pingutada selle nimel, et see on asi, mida ma väga-väga väärtustan. See on lahe. Ja kas oleks õigustatud on pakkuda külalisele ma enda rahvusvahelist toitu, ma mitte kunagi ei suuda itaallasele pakkuda sama head pastat, kui Itaalias saab. Või mis iganes riigi esindajale sama head toitu, nagu kodus saab, mitte kunagi. Aga asi, mida ma saan pakkuda, on see, mida tema ei ole saanud. Mega ilusti öeldud. Teeme siia aplausi. Come on. Ma arvan, et nüüd oleks õige aeg teha üks magustoit ennem, kui me lähme. Nüüd sa ei ole enam presidendi peakokk, ma ei tea, kas Toomas Hendrik Ilves on helistanud ja Taigo, kuidas kuradi crème brûlée tegemine käis? On ta helistanud peale tööaega ka? Kui me oleme kokku põrganud, siis on olnud toiduteemad, mis, kuidas käisid. Helistanud otseselt ei ole. Mõni hetk peale oli Evelin Ilves, helistas mingite retseptide osas. Et kuidas teha seda Evelini leiba? Ei, selles osas ma ei võistle. Leib on asi, mis minu jaoks on püha ja las teevad need, kes oskavad. Väga õige. Kuule, aga teeme ühe pühaliku suure aplausi ja hakkame nautima magustoitu. Magustoit, miks just see? Sinikuslapuu ja pärn, lihtsalt asjad, mida ma eelmine aasta katsetuse tulemusena leidsin ja nad lihtsalt toimivad nii hästi. Šokolaad, mõnus sametine, suus sulav ja palun. Aga pigem on sinikuslapuu ja pärn. Sinikuslapuu on meil marjasuus, happe, šokolaad on meil, annab tegelikult natuke mõrkjust, magusust ja siis... Pärnaõis, nii-öelda mesin... Tegelikult, jah. Aga see jäätise kontekstis on, seal on nii hapukoor, vahukoor kui piim. Selleks, et leida see happe ja suhkru balanss. Proportsiooni väljatöötamine oli natukene mõtteainet, sest ma ei taha seda, et mul jäätis jääb pärast kurgulakke, nagu pahatihti mingitel jäätistel on, et tal oleks see rasvasus ja suhkru ja maitse tasakaal. Kui me võtame Eesti keskmised kokad, siis on päris tihti on niimoodi, et kõik tahavad oma restorani, kõik tahavad olla omanikud või juhid. Sina ei ole täna ju veel ühegi restorani omanik. Ei. Kas on mingi põhimõte? Täna ilmselgelt mina julgen öelda, et natukene tagasihoidlikkust on sinus. Ma ei ole küsinud oma põhiküsimust. Mis tähtkujus sa oled? Vähk. Sa oled vähk. Sa oled vähk. Vähk peaks hoopis pürgima. Miks ei ole Taigo Lepikul, kellel on nihuke pagas, miks ei ole sul enda restorani? Ütleme nii, et kas ta on olemas, kas see mõte on mind tabanud, võimalik, et on, kas ma ei ole leidnud õigel hetkel õigeid inimesi, kellega koos teha, sest ilmselgelt üks peakokk, isegi kui ta hommikul üles ärkab, et ma tahan restorani teha, siis õhtuks restorani ei teki.
Kas see on üks unistus, mida võiks olla? Kas ma tahaks isiklikult enda oma, see ei ole nii lihtne ettevõtmine, et ma nüüd tahaks teha. Et kui mul on olemas kaastaelised, kellega teha, ja palun, hea meelega, teeme koos. Sest restorani juhi mitte kunagi üksinda. Nõus. Tänases päevas ma ütleks, et Härjas ja Pullis kaasteelised on mõnusad toiduentusiastid, kellega koos toimetada. Kuidas sa sattusid Härga ja Pulli, kes veel ei tea, siis Tallinnas on sellised restoranid nagu Härg ja Pull. Võin julgelt väita, et ikkagi liharestoranid? Jah, see leiab liha kõrvale ka kala või siis taimseid versioone, aga liha võib olla, et on ülekaalus. Kuidas leidsid tee sinna? Ütleme nii, et üsna lühidalt peale kantseleist lahkumist, olles suhelnud Henn Dobrelutsuga, ta küsis, et kas ma tahaksin nendega ühineda. Taaskord saime kokku, tegime ühe kohvi ja me ühinesid. Iseenesest minu jaoks see, et kantselei 10 aastat möödus tore ja võimalik, et lõpus oligi mul mõte, et kas ja kui kaua veel, sest pensionini on paar aastat veel minna. Ja täna on toiduemotsioone rohkem argipäeval ja ma tunnen ennast taaskord toidu sees olevat rohkem. Taigo, kas sa oled täna õnnelik? Jah. Pakub see, mida sa iga päev teed, see pakub sulle seda, mida sa tahad. Sa hommikul ärkad, sa oled nagu, jaa, ma tahan minna, see on see. Üsna vaheldusrikkad on. See mõttes, et on teravamaid hetki, on leebemaid hetki, aga meeskond on see, kes hoiab sind nii-öelda teravana, et sa tahad koos toimetada. Ja kuna nad on mõlemas majas muuseumis tublid ja tahavad, siis nendega on lihtsam edasi liikuda. Järgmine küsimus väga lihtne. Igal kokal on olnud kindlasti elu kõige kohutavam päev ja on olemas kindlasti kõige õnnelikum päev. Ma võin lihtsalt tuua näite, et kui sul on catering ja sa teed seda 100-le, aga ma ei tea, Tooraine kogemata oli 80-le või mida iganes, et ükstas puha mis. Või siis hommikul on sul restoranis peab olema tööl 10 inimest, aga 8 neist helistavad, kellelgi on vanaema haige, kellegi kass on nohus ja ikka juhtub. Või neid halbu päev on päris piisavalt olnud. Aga too kõige kirkam. Tulles tagasi Inglismaale. Kas ta oli kõige halvem päev, võimalik, et kõige meeldejäävam päev? See ongi kõige olulisem. Üks kolleegidest oli võtnud panni ahjust välja, mitte jättes rätikut sinna saba peale. Ilmselgelt ma võtsin sellest sabast kinni, mis oli üsna soojendav elamus. Ma siiski lasin pannist lahti, käisin EMO-s ära ja 3 tundi hiljem olin õhtuses services. Sest peakokka esimene küsimus ei olnud mitte see, et kuidas ma ennast tunnen, vaid küsis, et kas ma õhtuks tagasi tulen. Aplaus! Ma põhimõtteliselt õhtuservissi tegin ühe käega. Aga ega jälge siiamaani ei ole, jah? See oli mingi 3 päeva, mis läks ida ära. Kõige õnnelikum päev. Kas sind on tõstetud kõrvust? Ja ikka. Mõned korrad. Naine ei lähe arvesse? Kui naine arvesse ei lähe, siis ei ole. Ei, see mõttes, et õnneks oli hetki, kus mul õnnestus kaasata oma tütart kantselei erinevate visiitide õhtusöökidel. Mitte sunduslikult, vaid täiesti vabatahtlikult. Ja iga hetkega huvi natukene on kasvanud ja ma kaasasingi pigem 10 korda aastas selleks, et seda huvi äratada toidu vastu. Mis saab parem olla, kui sa ise oma eluga hakkama saad ja kuidas süüa oskad teha? See on mega ilus mõte. Päriselt ka. Ja neid hetki oli päris mitu, kus ta tuli, aitas ja seda sihikindlust on päris palju. Ja need on eredad hetked, kus sa näed, et nagu vau. Nii noor, tahab, toimetab ja pingutab. Ja kas see päevapikkus on 8 või 12 tundi, ta endiselt on naertab. Teeme paar lihtsat küsimust ka. Taigo Lepiku lemmik Tooraine.
mu jumal. See vaheldub aastast aastasse. Lapsepõlves ma jumaldasin küülikut. Küülik ei ole üldse lihtne, okei. Sest see lihtsalt oli nii suus sulav maitse, mitte sellepärast, et meil kodus olid küülikud. Las see osa jääb. Mis sinu külmkapis alati on? See võib olla ka piim. Ei, piim on kindlasti olemas. Paar veitsi sibulat on veel alles. Ma sain mõned nädalad tagasi. Kindlasti on olemas Kreeka jogurt. Kreeka jogurt, piim, Peipsi sibul. Sest laps on viimasel ajal leidnud enda jaoks Kreeka jogurti erinevate marjade ja imeega. Ma peaks oma lapsele teda tutvustama, sest kui ma pakun talle... Kanepiõli on kindlasti olemas. Sul on olemas alati kanep. Jah. Ja õli. Võimakid munad on alati olemas. Ülendased on varieeruvad. Kas küülik on täna ka midagi sellist, mis on alati olemas? Ei ole. Aga nädalas korra, 6 korra? 6 korra võimalik või 2 kuu jooksul. See lihtsalt lihaõrnus ja vanakooli väljend on moorimine. Jaa. Keegi ei kasuta seda enam üldse. See on väga, jaa. See lihtsalt oli nii tore ja seda tehti nii-öelda selles puuahjus ja see oli nii uskumatult hea. Tänases kontekstis võimalik, et saaks ka mõned teised lihad samal madalal temperatuuril suus sulavaks, aga see mälestus on see, mis jääb. Ja tegelikult saab praktiliselt enamus vist, ma usun. Kas on meil saalis külalistest keegi, kes tahaks küsida Taigo käest midagi? Taigo, ma tegelikult tean seda, et sa oled kuulunud maailma absoluutselt kõige eksklusiivsemasse klubisse, ehk siis peakokkade klubisse. Ole hea, palun räägi mõni asi selles imelises klubis. Kas eestlastest peale sinu on sinna veel keegi kuulunud ja kas sa veel praegu kuulud sinna? Ei kuulu. Sellest natuke täpsemalt valgustades tegu on riigipeade peakokkade klubiga, mille aastal 77 lõi Gilles Bragard, kes on Bragard riide brändi looja. Täna enam temale ei kuulu, aga see selleks hobi on tal alles jäänud. Ehk siis ta kutsubki aastas korra või mõned korrad kokku erinevate riigipeade peakokad. Klubisse kuulus vist 40. Kokku sai igal aastal kuskil vahemikus 25-35 peakokka. Siit tuleb tegelikult kõige olulisem küsimus. Kui sa sinna kuulusid ja te seal käisite, mis need 25 maailma tippude peakokka, millest te rääkisite, mis need põhiteemad olid? Võimalik, et natuke tagatubadest, kellel mis vahepeal juhtunud oli nii-öelda toredamatest hetkedest. Oli neid, kes olid hästi avatud ja tahtsid rääkida ja olid ka neid, kes olid poliitiliselt korrektsed. Said aru, et seda vestlust ei ole mõtet pidada. Poliitiliselt korrektseid tüüpe me ühte vähemalt teame. Lõppkokkuvõttes hästi tore klubi, mitte ühtegi, mis mõttes väga ei kohanud ühtegi egoga inimest, vaid tuldi, jagati oma argipäeva, sest meeskondade suurused varieerusid. Minu meeskond, kes oli siis mina +2 või siis Prantsusmaa, kellel oli 34 kokka või? Eestis oli sina +2 ja Prantsusmaal oli keegi, kellel oli +34. Jah. Ja nii kui sa lähed ametist ära, sa ei kuulu enam klubisse, ehk siis täna mina enam ei kuulu. Kas seal on eestlasi varem kuulunud? Ei ole, sest võimalik, et keegi ei teadnud sellest. Sest nad kas A leiavad sind, lähenevad sulle või siis sa leiad neid. Ja siis küsid, et kas ma võin liituda. Liitumisprotsess põhimõtteliselt ongi see, et sa saadad kinnituse oma tööandjalt, et jah, sa oled see persoon, keda sa räägid. Sest on olnud ka neid, kes võltsivad natuke dokumente. Eriti tänapäeval. Mis ei ole kestnud küll kauem kui 1 aasta ja siis peale 1 aasta möödumist nad on klubist eemaldatud. Aga mõtle, kui palju informatsiooni, et saavad 2 kohtumist, juba 2 jagamist. Väga... Just. Et eesmärk tutvuda erinevate riikide toidukultuuridega ja siis, kui kuskil käisime nädal aega kuni 10 päeva, me saimegi põhimõtteliselt erinevates taludes käia, pluss alati oli 2-3 heategevuse õhtusööki erinevatel eesmärkidega, kas siis riigisisesed, rahvusvahelised, mis iganes, et peakokkade kaasamisel
koguda siis mingi ülla eesmärgi nimel raha. Taigo, kui ma vaatan sind, sinu hoiakut ja kõike seda, siis sa oled nii rahulik, sa oled nii zen, mulle tundub, et sa oled nii tasakaalus. Mina iseenda kohta seda öelda ei saa. Ma küsin selle pingelisuse juures, mida sa iga päev teed, kuidas sa suudad nii ennast nagu, kuidas sa ennast kohale tood nii tasakaalus? Võimalik, et üheks pääsedeks oli kantselei, Swiss Hotellis oli energiat natuke rohkem. Võimalik, et kohati ka hääl valjem. Kas sa oled kunagi kedagi taldrikuga visanud? Ei. Oled sa kuri peakokk olnud? Kus ma olen häält tõstnud kindlasti. Okei, no hääle tõstmine on okk. Ükski asi olen elanud. No see on minu mälu järgi vähemalt mitte. Aga lihtsalt kantseleis oli pahatihti see, et kui miskit läks valesti, siis vaatasid peeglisse ja leidsid lahenduse. Väga hea. Ja see lihtsalt andis sulle teatava tasakaalu. Sa olid oma aja peremees. Kui sa ajas ei jõudnud, siis järgmine päev lihtsalt pidid varem alustama. See, et mul oli 2 kolleegi, alati ei saanud ka neile öelda, sest ka neil olid oma kohustused. Ja kui mingi toit ei toiminud nii, nagu sa tahtsid, siis sa katsetasid senikaua, kuni sa said selle proportsiooni paika. Ja see oligi natukene loomingulises mõttes toidule parem lähenemine, ehk siis proportsioonid hakkasid mängima rohkem rolli, sest eksimisvõimalus oli pigem nullilähedane. Kurat, mulle tundub, et tegemist on ideaalse mehega. Tagasihoidlikkus ei ole absoluutselt mitte mingitki pidi nagu vale. See näitab seda, et inimene on tohutult paigas. Elanud kirjutelu, olnud peakokkade, ma saan aru, salaühenduses 10 aastat töötanud meie 3 presidendi peakokana, käinud välismaal, tegelikult elanud, ma ei julge seda öelda, aga ka iseenda nagu venna varjus natukene, sest ka vend ei ole lihtne, aga 6-kordne maailmameister. Just. Tohutult hea käega, ääretult suure südamega, Eesti toorainet hindav inimene. Ma ütlen ausalt, suured tänud, et sa tulid oma kodulinna, Taigo, et sa veetsid 8. episoodi köögikohinates koos minuga ja ülejäänud publikuga. Teeme Taigole suure aplausi ja aitäh teile kõigile! Saad aru, Taigo, mega. Väike kinkekaart sulle selle eest, et sa Tartusse tulid, aga ma tean, et sa tuled siia vabatahtlikult, see on sinu kodulinn ju tegelikult ka. Tartu on jumalik. Tänan, et sa eest vead, super asi. Aitäh sulle. Kuule, lähme sisse, teeme ühe sooja tankeri õlle parem.